põhimõtteliselt plaan on selline, et pinniks täna mõned ebavajalikud juhtmed siit minema, mida meil vaja ei ole. Tagurpidi käik näiteks ja cruise control ja mingid sellised asjad. Põhimõtteliselt ma otsin nüüd lihtsalt selle juhtme järgi selle pinni ülesse, mida mul vaja ei ole. Võtan kruike, siis ma lihtsalt surun ta siit välja, sellepärast neid tääbe on nii keeruline mingi muu asjaga vajutada, kuna mul neid nagunii vaja ei ole, siis ma võin nad lihtsalt põhimõtteliselt välja suruda. Käes. Nii palju siis jäi juhtmeid. Ma jätsin ka mõned äkki kunagi tahab spidokat panna, siis spidoka juhtmed jätsin, miinused jätsin siia ja rohkem suurt midagi. Kasutusse lähevad siis see on hall sensor, see on meil gaas, see on signaal, 3-speed ja see peaks olema Bluetooth. See ongi kõik. Need pakime kuskile ära. Isoleerime otsad ära ja paneme peitu. Sai siin üks õhtu veits neid pistikuid tehtud. Panin igale poole vähe veekindlamad pistikud vahele. Ühendamiseks ma kasutasin neid. One-steppe, tundus kõige lihtsam. Praegu on veel jäänud ühendada siis surnumehe lüliti siia, pistik teha, sellele nupule joota 3 juhet külge. Surnumehel ka pistik otsas, see tuleb muidugi natuke ringi teha. Siin on vastupidi nupp, et kui ta on alla vajutatud, siis ta ei anna ühendust ja kui ta on lahti tõmmatud, siis annab ühendust. See nupuke siin sees tuleb lihtsalt ära vahetada. Siis ta hakkab nii toimima, nagu mul on vaja. Käisin vahepeal Tonil lasteaias järgi. Toni joonistas mulle sellise pildi. See nagu joonis, mille järgi see nüüd kõik siis kokku hakkab minema, et siin pidi olema hammas ratas ja surnumehe lüliti ja gripid ja aku ja voltmeeter on siin ja mees on ikka väga pühendunud sellesse projekti. Vahepeal ma siis tegin sellised plaadikesed siia, kus taga siis hakkavad juhtmed olema. Teisele poole samamoodi. Ilmselt kuskilt siit teeme väikse ava, kus läheb sisse koos kõriga ja kuskile siia ka näiteks. Sees hakkavad siis juhtmed olema. Kõik, mitte juhtmed, pistikud. Selle kiiruse lülitiga on nüüd selline plaan, et ma ilmselt teen siia mingisuguse plaadikese peale ja paneme selle kiiruse lüliti siia alla ja võib-olla teeme ka selle sama plaadikese külge laadimisjuhtme, et võtad sadule ära ja lükkadki juhtme kohe taha. Ega siin need plaanid kogu aeg muutuvad. Kogu aeg justkui tuleks nagu paremad ideed. Ehk siis vaatab, mis sellest välja tuleb. Vedasime siin mõned juhtmed ära. Üks pistik on siin lihtsalt mahutamise pärast pandud. Aga ühesõnaga jube tuugaks läheb see asi siin. Aga põhimõtteliselt mahuvad ikkagi ära kogu see portsi ja tuleb lihtsalt ilmselt natuke sättida ja nipparitega kokku tõmmata. Jah.
see on selle kiiruse lüliti, see ilmselt hakkab siia kuskile taha jooksma. Lihtsalt panin selle teise poole siia otsa, et kas mahub. Tundub, et mahub. Annan ta kinni. Väga tuul. Ei ole midagi, pärast saad kõik ise kokku laduda siin. Siis selleks ajaks on sul juba selge, kus mis käib. Kui sa ikka iga päev minuga siin garaažis käid, siis lõpuks oskad tsikli kokku panna küll. Anja? Jaa. Keerad lahti või? Keera võib-olla eest ära. Et me paneme juhtmed siin kokku, oleme natukene juba teinud. Paneme plaadi siia ja siis läheb see üks juhtme läheb läbi. No näita. Mis sellega teha saad? Et see läheb siit alt niimoodi. Aga mille jaoks see lüliti on? Et see käima läheks. Ei. Et kiirust saab sealt valida. Jah. Kiirused me alles mõtleme, me teeme siia. Näete, te pöörate nii ja nii. Mõned asjad küljes. Räägi, mis meil küljes on. Meil on juhtmed ja siis on auku näitamine, kui palju akut on. Ja siis gaas, kõik asjad ülejäänud. Käima ja kõik. Sobib sulle see, et käima seal pool on? Ja. No ma tahaks natukene siia poole. No vaatame, seda saab mõlemale poole panna. Jah. Nii, ma ei mäleta päris täpselt, kus see video meil pooleli jäi. Aga juhtmed peaks olema nüüd tehtud. Kõik pistikud siis tulevad siia selle katte alla. Praegu mootoripistik on siit panemata, aga mahuvad ära, ma need enam-vähem sättisin siia. Aga siis kui lõplikult kokku panen, siis ilmselt sätin vähe paremini. Siit läheb kinni ja siit teist läheb ka üks nipukas ja nii ta hoiab. Siia sai siis see kiiruse lüliti. Esimene, teine, kolmas. Siia suure tõenäosusega paneme veel laadijaga. Ja siis jääb peitu kõik. Igale poole sai pandud kõrid. Ja samamoodi, et läbi ei jõuruks. Siis läheb üks signaalijuhe või plussjuhe, mis seda kontrollerit tööle lülitab. Juhe ka siin paneme vähe paremini kuskile nipparitiga kinni. Ega selline ta siis praegu on meil. Siis järgmiseks tuleb hakata tegema mootori kinnitusi.